Täna tegi Haridusministeeriumi ülevaate esimesest üleminekuaastast eestikeelsele haridusele. Kuigi regiooniti on tase erinev, siis olukorda, kus esimeste ja neljandate klasside ees ei oleks inimest, kes oskaks eesti keelt, pole järelevalve jooksul tuvastatud. Eelmisel aastal oli õpetajaid, kelle keeleoskus polnud piisav 1800. Nüüd on aga pilt palju parem. Meie andmetel on 400 õpetajat, kes täna ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, kes koolis töötavad. Nendest 237, ehk siis kõvasti üle poole, on need õpetajad, kes küll õpetavad vene keeles, ehk siis nemad ei ole üleminekuklasside õpetajad, aga ka nendel peab olema eesti keele oskustasemel B2. 170 õpetajat on siis sellised, kes peaksid uuest õppeaastast õpetama eesti keeles oma ainet, aga kellel ka täna veel ei ole nii-öelda kõrgtasemel, ehk siis C1 tasemel eesti keele oskuse tunnistust. Õpetajad käivad täna eksameid tegemas. Kui rääkida nüüd Ida-Virumaast, siis Ida-Virumaal on koolil kui sellisel keeleõppes tohutult suur roll. Me teame, et keelekeskkonda, eestikeelset keelekeskkonda Ida-Virumaal on oluliselt vähem kui mujal Eestis, mis tähendab, et see koht, kus laps kuuleb eesti keelt, kuuleb, kuidas see keel kõlab, mismoodi ta erinevates registrites töötab, ongi kool, sest väljaspool kooli on tal neid võimalusi vähem. Ja selle tõttu on ka koolil Ida-Virumaal oluliselt suurem vastutus, kui on seda mujal Eestis, mis tõttu ka need protsessid mõistetavalt võtavad rohkem aega. Eestikeelsele õppele üleminek on toonud koolidesse ka palju karjääripöörajaid, kes tahavad nüüd õpetajana töötada. Muutus on positiivne, kuid need inimesed vajavad ka metoodilist väljaõpet. Samuti muudab ministeerium reegleid kvalifikatsioonile paindlikumaks. Näiteks ka doktorikraadi loetakse nüüd õpetaja kvalifikatsiooniks. Ka õpilaste üleminekul on olnud nii edulugusi kui ka kitsaskohti. Esimeste klasside ülemineku aasta on kulgenud hästi, kuid neljandate klassidega, kes olid varasemalt õppinud vene keeles, on asi raskem. Keerulisem on olnud neljandate klassidega, kuna õpilased tulid juba teatud varasema õpikogemusega. See õpikogemus oli neil emakeeles ehk siis vene keeles. Ja nüüd siis sellest õppeaastast seda õpikogemust enam sellisel kujul rakendada ei saa. Õpilane peab ümber õppima. Ja see kombinatsioon sellest, et sa pead ümber õppima, kuidas sa õpid ja keel, millest sa tegelikult aru ei saa, et see kombinatsioon on tekitanud olukorra, kus õppimise tempo on kõvasti alla läinud õpilastel ja kohati on see tekitanud muresid õpimotivatsiooniga. Kallase sõnul on koolijuhid teinud enneolematuid pingutusi, mis on ka sujuva ülemineku taganud. Järgmisel õppeaastal võetakse fookusesse metoodika, ehk et lisaks keelelisele poolele oleks ka õpetamismetoodikad läbi mõeldud.